siis tunnusvaatajate sõnu unustada. Nii, tere tulemast tagasi. Me siin paneme teiega ja minu nimi on Ravel Siirsalu ja teiega on Miina Hint. Pluss üks kassikene. Ja, kes teeb natuke pahast. Mängib siin oma kastoniga. Ja nüüd meil on 4. peatükk. Ja täna me arutleme rohkem nagu enesearengu teemat, tervislikku eluviisi ja iseseisvaks saamist ja enesesse usku loomist. Samuti puudutame ka enesearmastuse teemat, kuna paljudel puudub see või on väga moondunud enesearmastuse viis, et lihtsalt... Sest me pole enam õppinud üksteisega suhtlema isegi, eks ole? Ja, et kuna inimene ei tea, kuidas ei paku ise endale armastust, et ainuke armastus, mis ta pakub, tavaliselt on lihtsalt... Maski vastu, eks ole? Maski vastu ja mis katab ta näo ära. No jah, et ego ehk maski ja samuti keskmine inimene pruugib kasutada oma keha lihtsalt lõbushoiduks, aga kui hoolimata tagajärgedest ja isegi ei tule pähegi tagajärjed, et ma karmast väga palju ei kaalu, et näiteks sööb lihtsalt võimalikult palju. Sööb söömise pärast, eks ole? Ja lihtsalt, et naudingu pärast elab elu, et mitte, et elu on võimalik palju rohkem nautida, sest kui lihtsalt kohelda enda keha tervislikult ja lihtsalt õppida oma keha kuulama näiteks. Kui lihtsalt vaatada kõrva oma näiteks kõhule, alustada näiteks oma kõhust või kopsudest, et mis ta räägib ja lihtsalt olla võimeline lihtsalt teha iseennast iseendale narriks nii-öelda, et teha midagi sellist otakat nagu oma iseennast kuulamine või lihtsalt iseendaga tutvumine. Ma võin ütelda, et Ravel täna aitas mul oma köhast lahti saada isegi tänu oma nendele spetsiaalsetele arstirohtudele. Jah, et soodad ja sool, Himaalaja sool, küüslaugu leotis ja kaneel on ja siis maapiirn on. Aga kõige parem on, kuidas oma lihtsalt, kuidas ennast ravitseda. Kõige parem viis, kuidas ennast ravitseda on, ei pea endale midagi juurde ostma, mingit tablette või kallimaid toite või rohkem tarbima midagi, hoopis vastupidi. Kui sa soovid ennast ravitseda, see hoopis annab sulle rohkem tulu. Sa teenid sellega raha, mitte ei kuluta raha enese ravitsemisega. Et keha tuleb toime ise ravitsemisega, lihtsalt anna oma kehale võimalus. Ja lihtsalt olen nõus jagama endale armastust, mitte lihtsalt ära kasutama oma keha lihtsalt lõbusõiduks, mitte mõtlemast tagajärgedele. Sest kõik toimub läbi meele. Mida rohkem sa neid mustreid kordad ehk järele annad oma madalamatele vibratsioonidele, seda tugevamaks need mustrid lähevad ja seda raskem on neid mustrid ümber muuta ehk uusi harjumusi luua. Ja sa räägid seda just sellepärast, et kui siin varsti me teeme ühe suurema ürituse, siis oled sina seal kohal ja saad vastata kõikidele konkreetsetele küsimustele. Ja ma olen nõus kuulama absoluutselt kõiki küsimusi, ma olen nõus arutama kõiki teemasid absoluutselt. Ja võib saata ka siia küsimusi ja sa saad vastata videos. Võite videode kommentaaridesse panna, et kõik küsimused ja omad
vaatenurgad on kõik väga teretulnud. ja minu nimi on Miina Hint ja mul oli au kokku saada Eesti parima imeravitsejaga, tema nimi oli Johannes Aamissepp ja ta õpetas mulle ka väga palju niisuguseid võtteid, kuidas inimesi tervendada lihtsalt käe peale panemise kaudu ja ta oli totaalselt aus inimene, kes ütles alati, mida ta saab teha ja näiteks epilepsiat ja kõiki asju ta võttis lihtsalt kohe käigu pealt ära. aga mida ta ei saanud, seda ta ütles ka täiesti otseselt kohe välja. nii et ühesõnaga ka niisugused võimalused on meil olemas, kui me sinna seda üritust hakkame tegema ja vastame. läbi puudutuse on võimalik ravida, no ma ei tea, no muidugi ma oletan, et läbi puudutuse on võimalik murtud jalga tagasi tooma, aga see, ma ise ei ole seda veel näinud, aga mul on oletused, et see on võimalik. aga no kõiki asju on võimalik teha, aga ma olen ise isiklikult kogenud, et läbi laulu on võimalik ravitseda kedagi. Ja näiteks minu enda jaoks kõige isiklikult kõige parem ravim elus on lihtsalt inimestega suhtlemine. Sest see on A ja O, täpselt seda on kõik väitnud, et see inimesega suhtlemine, mis meil vahepeal oli täiesti ära kaotatud, see tegigi väga paljud inimesed veel rohkem haigemaks, kui nad isegi olid. Sest et läbi selle me hakkame ju hakkame üleüldse elust aru saama, sest kui me ainult üksinda oleme, eks ole. Kui me jätame lihtsalt oma mõtted lihtsalt nagu seisab vesi. Absoluutselt, midagi ei arene sellega. Ei saa kellegi koos nüüd veed liikuma panna, siis. Et sõnavabadus ei ole lihtsalt niisama üks sõna, vaid see ongi kõige alus siin maailmas, et sa saaksid arutada mingeid küsimusi, mingeid ideid, välja pakkuda paremaid, kellel on, eks ole, ja me oleme sellega väga nõus, et ka teie pakute oma ideid välja, kui me siin kokku saame laiemalt. Julge uskuda, et sa oled tugev ja elad üle rasked ajad. Ja nagu ma rääkisin, et Eesti on elanud täitsa raskeid aegu üle ja Eesti on vabadussõjas käinud Venemaa vastu, siis ta üks Eesti erakondadest, Eesti Demokraatlik Liit, mille idee küll kanti üle rahvarindele. Sellepärast, et Eesti Demokraatliku Liitu, kes algatas rahva algatuse, kas jääda Nõukogude Liitu või sealt välja astuda, siis seda on nimetatud ja kummalisel kombel just selles Kesknädala lehes Karl Lusti artiklis nimetati seda kõige targemaks mõtteks üleüldse, ideeks, mida tol ajal üldsegi tehti. Ja tõepoolest Putin koos oma käsilastega on kõige rohkem nutnud just selle üle, et nad kaotasid, Nõukogude Liit kaotas Balti riigid. Leedu oli esimene, kes tegi rahvahääletuse, Eesti oli siis teine. Ja siis on selge, et loomulikult rahvas hääletas selle poolt, et Nõukogude Liidust välja astuda. Aga praegu on meil loomulikult tekkinud palju uusi ja veel ähvardavamaid ideid siin kõrgemal kohal just. Seal on teisi, kes panevad täiega ja nad tahavad täiega kogu inimkonda peaaegu ära hävitada ja sellepärast ongi see väga tähtis praegu, et üha rohkem ka Viljandis on mingid tekkinud grupeeringud, kes võitlevad selle eest, et siis elu jälle uuesti tagasi paremaks muuta. Sest et vahepeal me olime ikka väga suures hädas siin Eestimaal ja kogu maailmas loomulikult. Jah, et tihtipeale inimestel on lihtsalt kombeks, nendel on lihtsalt omad vajadused, nendel on okupeeritud on niigi on eluga plindris, et nendel on kogu aeg oma arved vaja ära maksta ja nendel on oma elurutiin, mis nende arvates on omaenda loodud, aga vahel on hea nagu järele mõelda, et omaenda elurutiini peale, kus kohas siuke rutiin on alguse saanud ja kas te arvate, et teile
paremat rutiini ei oleks võimalik ise luua. Just nimelt, et me peame ise oma ideed läbi viima ja kõige paremad ideed, et hävitada seda olukorda, kus ainult mingi väga väike grupikene kuskil üleval tahab kogu inimkonda vähendada siin, hävitada ja nii edasi ja luua oma robotite maailma. Ja ma ütleks veel kord näiteks, et koos sõnavabadusega hävib ka mõtlemine. Ma arvan, et need, kes soovivad neid robotit teha, nendel on, ma oletan, et neil on see juba see nupp olemas, mida nad saavad vajutada. Aga nad ei julge seda vajutada, sest nad näevad, et see on liiga suur oht nendele. Ja nad näevad, et inimestest endast saab teha robotist, nad on juba robotid. Et nad on vägagi robotid, et neid on võimalik programmeerida, meid on juba väga palju programmeeritud, meie geneetikat on väga palju programmeeritud, näiteks üks asi, mis meist välja programmeeritud on see, et me ei suuda iseseisvalt C-vitamiini toota näiteks enam juba mingi... Aga mis põhjusel? See on meie käest ära võetud, keegi teine riik on hakanud seda tegema. No inimene ei suuda enam iseseisvalt C-vitamiini oma kehaga toota. Et nagu iga teine loom on võimeline seda tegema, aga nüüd me lihtsalt alaareneme väga suure hooga, sest... Seda ma tõesti ei teadnud, jah, suur tänu. Toidust ei ole võimalik seda kätte saada, me peame tõesti nagu kontsentreeritud C-vitamiini tarbima päevaselt, et me funktsioneeriksime hästi. Sest et ilma selleta me ei suuda seda inimtsivilisatsiooni ära kaitsta lihtsalt. Ja, et me peame enda tõhusust tõstma, et me oleksime võimelised taipama, mis ümberringi toimub. Et kui me oleme lihtsalt, kohtlema oma enda keha sellise armastusega ehk nagu lihtsalt viskame kõik luugis sisse, mis vähegi annab ja natukenegi naudingut saame mitte mõtlemast tagajärgedele, siis see meie üle tuleb, nad saavad väga kergesti võimu võtta. See on väga kerge ja me oleme üsnagi ohtlikus olukorras. Sellepärast, et nende käes on ju rahad, kõik rahad ja nende käes on advokaadid. Ära osta kõik ajalehed ja propageerida. Nad lihtsalt ostavad kogu maailma endale tasapisi ära. Nad lihtsalt ostavad kõik üürikorterid ära, üürivad need välja, siis nende nimel ja maad ja kõik on lihtsalt ja kui... Ja kui te meie poolt ei ole, siis me hävitame teid, eks ole, jah. Nad ütlevad meile. No jah, et nad... Eks ikka, nemad panevad ikka täiega ja eks me püüame tagasi täiega panna ja loomulikult, et kui teha midagi, siis tasub ikka tõesti kogu südames seda teha, et mitte lihtsalt nalja teha, eks ole, ja mitte naerda inimeste üle. Jah, et näiteks mina ise püüan väga viimasel ajal suhelda inimestega, 2 asja, mis minul endal on elus vähe ja ma tean, et mul on neid vaja. Mul on vaja iseendale armastust pakkuda, iseendaga tutvuda, kes ma olen, kus ma olen ja lihtsalt pakkuda, õppida sellele armastust andma ja näha, mis see tõeline armastus on ja milline armastus on nagu annab mulle väärtusi, et mitte lihtsalt ei võta väärtusi. Et jah, et muuta kogu elu läbi selle. Jah, et kui ma oskan ise ennast armastada, siis ma olen võimeline ka armastust pakkuma teistele edasi. Ma olen võimeline seda edasi andma. Kui ma enesearmastust on väga vähe või väga moondatud enesearmastus, mis on lihtsalt nagu saatanlik armastus, siis ma lihtsalt pakun seda teistele edasi ja mina arvan, et see on nagu õige armastus, aga see on lihtsalt väga enesekeskne ja egoistlik. Aga see ei ole paha asi, see on lihtsalt nii nagu on, et ennast ei ole hea mõte hakata kritiseerima, ennast hukka määrama, et üks hea viis on lihtsalt andestada endale kõik enda teod ja õpi ennast julge õppida ennast armastama. Ennast tundma. Alguses õpi ennast tundma
kuula, paota enda kehale kas või minut aega päevas, pühendu 1 minut päevas lihtsalt kuulamast näiteks, mis su kõht räägib. Kas tal on sulle midagi öelda? Minul on kõht räägib väga palju. Tal on väga palju, olen teda ära summutanud, et ta ei suudaks kõneleda, aga tal on väga paljugi rääkida. Ja samuti ülejäänud kehaga, aga ma päevalt harjutan oma enda kõhuga rääkida, sest tal on väga palju rääkida. Nüüd meil on aeg nagu uuesti asuda inimväärse enda poole, inimese poole. Nietzsche nimetas seda inimest, kes püüab ennast neist köidikust vabastada, kes püüab siis end uueks luua, uueks ja paremaks ja tugevamaks. Ta nimetab teda üliinimeseks. Ja me ei nõuagi kellegi käest, et ta peab just täpselt üliinimene olema, aga see tee on see, kus me kõik hakkame arenema selle parema enda poole, julgema enda poole, mida on siin niivõrd alla surutud viimasel ajal. Võib öelda, et meis kõigis on peidus üliinimene. Lihtsalt me oletame, et me oleme lihtsalt üks inimene, mitte üliinimene. Me oleme lihtsalt üks inimene, kes hommikul peab varakult üles ärkama äratuskella peale ja minema kellaga alla tööle. Ja et mingi miinimumpalka või isegi kõrget palka, aga ikkagi, kui on kõrge palk, ei pruugi inimene olla kuigi palju õnnelikum kui miinimumpalga, sest ta ei ole iseseisev ikkagi, ta läheb ikka kellegi teise jaoks tööle ja mõtlen, et kui palju teile, kallid kuulajad, kui palju teile pakub huvi olla iseseisev ja tegeleda oma nägemuste kallal? See on jah väga niisugune keeruline küsimus, sellepärast, et väga paljud suured inimesed on tõepoolest vihjanud sellele, et keegi ei tahagi ise võtta enda peale vastutust, ei taha hakata mingeid tegusid oma elus tegema, suuremaid tegusid kui näiteks eile, et ma homme tõepoolest tahan koos teistega, mitte üksinda, sest et üksinda tõepoolest ei saa seda maailma palet siin muuta. Et Nietzsche Zarathustra, kes oli seal, nõnda kõneles Zarathustra, tema raamatus on siis üks niisugune koht, kus Zarathustra läheb ka siis inimeste hulka ja püüab seal rääkida oma üliinimesest ja nii edasi. Ja kõik hakkavad tema üle naerma ja seal on kloun üleval, kes siis kukub selle jutu peale seal alla, saab surma. Zarathustra võtab selle surnud inimese ja viib ta siis metsa sinna tagasi. Et ühesõnaga, kui me hakkame aru saama, et me saame teha tegusid, aga selleks me peame kõigepealt ise muutuma ja me peame suutma ka teisi muuta selle järgi, et meil kõikidel on kasulikum mitte kadestada teisi, mitte jalga taha panna, vaid vastupidi, toetada just neid, kelles on kõige rohkem seda sära ja kes suudavad kõige rohkem tegusid teha, sest et nad on kas või seda siis kas varem teinud oma elus, mida me saame kontrollida iga inimese puhul, et mida ta on siis täpselt teinud, et ta lihtsalt ei valetaks meile oma tegudest, nagu seda kesknädalas siin tegi nüüd üks kirjutis, kes siis ühe erakonna teod siis kirjutas kõik Rahvarinde kontole. Siukseid asju rohkem ei juhtuks siin Eestis, mida siis mitte ükski Eesti meediakanal ei teadvustanud seda inimesi sellest valest. Et me, vabandust, tõepoolest püüame luua uut, ausamat ja puhtamat riiki. Ainuke asi, mis te arvate, kallid pealtvaatajad, et kas te olete piiratud ja kas te näete iseendis piire?
kui te näete iseendast piire ja te ütlete, et piiratud, siis visake pilk nende piiride peale ja vaadake neid, uurige neid lähemalt, kas need tõesti on seal. Ja mis neid piiri seab, kus kohas need piirid tulevad, mis tugevdavad neid piire. Ja lihtsalt julgege seda korra elus teha minut aega. Ja võib-olla te taipate, et need piirid ei pruugigi nii ehdad olla, nii päris olla, kui arvasite. Ja siis lihtsalt... Ja kui me julgeme suhelda üksteisega ja näidata, et need piirid on tõepoolest ületatavad, kui me tahame seda, siis on kõik võimalik siin elus. Vabandust väga. Läks tätti kurku või? Kuigi meil on soojendaja siin olemas, aga mul on see vana haigus, millega ma pean sinu juurde varsti tulema. Ma pidin üliõpilasi õpetama külmas ruumis. Ja kui ma rohkem hakkan rääkima, siis mu kurk ei pea vastu. Nii et ma olen su esimene patsient. Okei, jah. Ja ma olen esimene patsient. No, sest et see... no suur au. Ja, suur tänu. Jah, et oleks hea alustada näiteks sihukese asjaga, et võtate ette ühe lehekülje, puhta lehekülje, pliiatsi ja teete endale mugava oleku ja lihtsalt tõmbate ühe suure hingetõmbe, vaikselt niimoodi sisse. Ja siis lihtsalt panete sinna lehekülje kirja kõige lemmikumad asjad, mis teile elus meeldib teha. Lihtsalt pange kirja, mis iganes teil pähe tuleb. Kõige lemmikumad asjad, mis teie kõige suuremad unistused ja kõik, mida te soovite elus kunagi teha või mis teile elus on meeldinud kõige rohkem teha. Ja täitke see lehekülg või poolenisti vähemalt lihtsalt asjadega, mis teile meeldib teha. Niimoodi lühidalt kokku võetud. Või mis teil tulevikus meeldiks teha, eks ole? Ja siis, kui võtate selle lehekülje, kui ta on üles kirjutatud ja siis lihtsalt hakkate neid võtate need asjad, teemad ja hakkate neid lihtsalt liitma ja kahutama omavahel. Ja vaatate, kui loote oma teema, mis ei pruugi veel maailmas olla, niimoodi te leiate omale oma ettevõtlusplaanid, millega te ei pea enam kunagi töötama. Et kui teile see töö meeldib, siis ei ole enam töö. See on nagu kõige parem elu. Muidugi ma hoiatasin siin Ravelit selles suhtes, et kui sa teed tööd, mis sul kõige rohkem meeldib, siis see on üks kõige raskemaid töösid, aga loomulikult ta pakub sulle kõige rohkem ja järelikult sa saad selle kõik tagasi, mida sa oled ära andnud. Näiteks Hemingway nimetas kirjaniku tööd poomisnööriga kaelas, seda elu. Sellepärast, et see oli väga raske. Aga see, mis Ravel rääkis teile, see on väga õige, sest et ainult nii te võite saada tõesti õnnelikuks siin elus. Kui te teete just seda. Ja see võib olla lihtne töö, see võib olla raske töö. Kujutlege ette, tehke enda peas väike kontrast, et kujutlege ette endale elu, mis teil praegult on. Et kas te arvate, et elu paremaks minna sellest ei saa? Tihtipeale ma kuulen, et ei saa, jah, tõesti ei saa, et see on nii hea, kui elu olla saab, sest kõik head töökohad on võetud ja nii edasi ja nii edasi. Aga nüüd kujutage ette teist stsenaariumit, kus te teenite raha, tehes seda, mida teile kõige rohkem elus meeldib teha. Te loote oma enda teema näiteks. Oma firma ja täpselt oma nägemuse järgi, mida te iga päev arendate. Ja te kõige rohkem, mida te elus võite nautida, ongi lihtsalt eneseareng ja enese firma areng. Et lihtsalt kujutage seda kontrasti.
et see võib olla mõne jaoks päris valus kontrast, et ma kujutan ette, et ja see on väga palju neilt inimestelt üldsegi nõutud ka, aga kuna olukord on maailmas väga ohtlikuks muutunud, äärmiselt ohtlikuks, kus me võime üleüldse inimkonnana ära kaduda, siis see on ainus tee, kuidas nüüd sellest kotist siin välja pääseda, umbkotist, et tõepoolest luua niisugune ühiskond, niisugune maailm, mis inimesi rahuldaks, aga praegu on olukord, kus kui me vaatame inimeste nägusid, siis nad on kõik masendunud, täielikult. Nad on hädas oma eludega, sest et meil ei ole korralikku toitu siin tihtipeale. Meil ei ole midagi niisugust normaalset enam. Need inimesed on üles õpetatud, et kuidas toituda ja et asjadest, mis tegelikult ei ole kuigi toitväärtuslikud. Näiteks, kui palju teist arvavad, et kas suhkur on inimesele vajalik või kas nisu on inimesele vajalik? Näiteks, kas siuke asi on nagu kasulik nagu margariini sai suhkruga? Et mina vanasti sõin seda küll, aga mul tekkisid igast terviseprobleemid arvatavasti sellepärast ka. Ja näiteks Coca-Colat joomine pidevalt ja isegi apelsinimahl tegelikult ei ole kasulik, sest tõesti, jah. Ei ole. Aitäh, et sa ütlesid loomimahl ja tomatimahl on kasulik. Väga tore. Ma sain seda teada. Jah, et näiteks juurviljamahl on et see V8. Nii et kui palju meil aega on veel? No ütleme, et mingi 7 minutit. 7 minutit, jah. Et mida siis lõpetuseks öelda, et võib-olla seda kõike juttu polekski teil vaja kuulda, kui kõik oleks väga korras siin maailmas. Aga praegu ei ole. Ja pole ühtegi ideed ka, et mismoodi siin edasi minna. Üks idee natuke tuli sealt ülevalt poolt ja see oli ÜRO-st, Ühinenud Rahvaste Organisatsioonist. Tuli, kus paluti ka minu enda seisukohti, et kuidas paremaks teha ÜRO-d. Sellepärast, et tõepoolest üks organisatsioon võiks olla, et mis siis ka seda kõike hakkab juhtima, kogu seda uut ühiskonda, mida me püüame luua. Ja seal kindlasti oleks vaja siis igast riigist, ka nendest riikidest, kes alles on pisikesed aga kus rahvas tahaks ka oma riiki näiteks luua. Ja saame olla eeskujuks. Ja saadaks sinna oma esindajad ÜRO-sse. Et tõepoolest siis meil oleks ka selline organ, mis saab täpselt ütelda, et mida siin ühiskonnas on absoluutselt keelatud teha, näiteks atompommid ja nii edasi, või kallale minek kellelegi teisele, kus tapetakse naisi, lapsi ja nii edasi. Ja need asjad tuleb likvideerida. Ja, et kellegile füüsiliselt kellegile viga teha, et see oleks välistatud, totaalselt. Et inimene võiks olla küll piisavalt tugev, et mitte lasta endale mõjutada sõnadel muidugi, et seal on inimesi, kes lähevad kohtusse lihtsalt, et keegi ütles kellelegi sõna halvasti, et lihtsalt, et saadi selle kohta. Et ja tuletame inimestele meelde, et ka hoidkem teisi, sest teine inimene ongi see, kellega me saame suhelda. Me ei saa seinaga suhelda. Eks ole, me ei saa üksinda siin istuda siin oma kodus ja siis tarku ideid välja pakkuda. Ei, meil on vaja suhtlemist. Ilma selleta me kaotame oma mõtlemisvõime. Harjutage uut moodi suhtlemist. Harjutage rohkem väärtusid andma, mitte väärtusid võtma. Et näiteks oma naaber. Et vaata riigi näiteks trepikojas või midagi, äkki saad midagi ilusat panna, et midagi näiteks dekoreerida või lihtsalt uksematti ilusamaks panna, uksematist mööda jalutad, vaata, et uksematt on paigast ära, lihtsalt paned seda paika tagasi ja mingi väiksed asju, et need võib olla üks väike asi sinu jaoks võib olla suur asi teise inimese jaoks. Ja võib-olla isegi me saaksime Eesti teha jällegi, nagu ta ükskord oli eeskujuks siin maailmas üle 30 aasta tagasi näiteks, kes algatas siin
algatuse Nõukogude Liidust välja astuda, et me peaksime püüdma kõik selle poole, et tõepoolest siis Eestit paremaks teha, sest sellega me suudame ju kogu maailma mõjutada. On ju, et tegudega, oma tegudega ja ärme kadestame üksteist, lõpetame selle kadestamise. Kui me saame kõige paremad inimesed ette otsa, siis on meil kõigil parem elada. See kadestus ongi nagu üks viirustest, mis meile tegelikult pähe pumpatakse. See on väga nakkav ka. Ja näiteks muusikud kaebasid siin, et ühtedele muusikutele antakse raha siin riigi poolt, teistele ei anta mitte midagi. Täpselt samuti siin on kirjanikud näiteks samamoodi. Ühed kirjanikud saavad väga palju riigi käest raha, teised ei saa absoluutselt mitte midagi, kus nad on peaaegu keelatud ära keelatud, aga nii me kultuuri edasi arendada ei saa. Ja kultuuri kaudu me saame maailmale väga palju edasi anda. Häid mõtteid, häid ideid ja nii edasi, mida me ka praegu proovime siin teha. Eks ole? Ja, tänu sulle, suur tänu, et ma sain ka väga palju targemaks. Sulle tänu, et meeldiva vestluse eest ja ka mina olen saanud väga palju väärtusid teilt. Ja Kiisuke ka tänab meid ja see oli 4. osa, paneme täiega ja jah, et järgmine nädal jälle, jah. Et üks asi, mida ma sooviksin video lõpetada, et ehk teist on nõus tegema ühe harjutuse ehk ühe musi iseendale ehk omaenda kehale. Ma ei mõtle nagu huultega, võite ka seda teha, kui oskate. Aga niiviisi, jah? No täpselt, jah. Ma mõtlen, et ma tegin selle üsna tuimalt praegu, aga lihtsalt nagu ja armastagem iseennast ja siis ka teist. Enne muidu me ei saa armastada kedagi. Jah, et omandage oma vastu huvi, kes sa oled. Et see on kõige hilsam asi, mida inimene võib teha, on õppida iseennast. Sest viimane koht, kui inimene julgeb vaadata, on sisse. Ta pidevalt vaatab välja ja selle süüdistab kõiki teisi. Ainult mitte ennast. Jah. Aga see musi, millest ma rääkisin, mis te saate ise endale teha, las ma demonstreerin selle musi korraks. Väga sügavalt sisse, hoida kinni, heal juhul 5 sekundit ja siis väga aeglasti välja. Ja kui mõni teist on suuteline, teha seda lausa 2 korda. Ja võite teha seda pool tundi järjest. Et see võib imelikult kehalised tunded võivad tekkida. Et võib tunduda, et ma saan liiga palju hapnikku või midagi. Aga tegelikult inimene just ei saa piisavalt hapnikku, sest me oleme pidevalt seisama ühe koha peal ja meie keha ei suuda omandada hapnikku, kuna me oleme oma keha väga väärkohelnud ja sest tal on raskusi isegi omandada hapnikku, kui me suures hingame rohkem. Suur tänu, Rave. Ja ma hakkan seda kohe tegema. Sinu järgi, jah, sest mul on seda vaja. Ja ma püüan endale ka meelde töötada seda, et kui mul näiteks on halb enesetunne või mul on halb meel, lihtsalt ma tuletan meelde, et kontrollida oma hingamist ja kohe kui ma seda teen, siis ma lihtsalt teen ühe suure hingetõmbe ühe korra ja tavaliselt läheb teine hingetõmbe meelest ära ja siis mul hakkab kohe palju parem. Palju parem. Olgu, suur tänu, Miina Hint. Suur tänu, Rave. Ja peatse nägemiseni. Kõike head.